Õnnistatud aasta viimast pühapäeva teile. Ma istusin siin ja avastasin, et mulle alati meeldib Kaljus käia. Aga üks põhjus veel, miks mulle väga meeldib siin käia, on, et teil on ikka veel fikseeritud mikrofon. Ma saan vabamalt kätega vehkida. Muidu, kui ma pean ühe käega mikrofoni hoidma, siis ma saan ainult ühe käega vehkida. Aga siin ma saan kahe käega vehkida. Et väga tore. Aasta viimane pühapäev. See on siis mõnele kergendus, et lõpuks ometi. See jõulude karussell sai läbi, jäin püsti. Teistel on kahju, et tegelikult oli ju tore ja nüüd nagu ei olegi midagi oodata, nüüd on lihtsalt pime aeg ja nii edasi. Aga aasta viimane pühapäev on selline aeg, kus on hea võtta väike paus. Just sellepärast, et kalendris ta on jõulude ja uue aasta vahel. Meil on nüüd mõned päevad sellist nii-öelda tavalist elu, kus ongi hea aeg vaadata tagasi, tänada Jumalat, teha kokkuvõtteid, ka lihtsalt olla. Teate, kui mõnus oli, me jagame oma maja, mina elan vanematega ühel poolel ja õepere elab teisel poolel. Nende väiksed lapsed on väga nunnud, aga kui nad olid 2 päeva maal, siis see rahu hetk oli väga mõnus. Kui nendel vabadel päevadel sinul tuleb rahu hetk, siis naudi seda. Tunne sellest rõõmu, sest see saab varsti otsa. Ma tahan täna teile rääkida kandvatest pausidest, nii meie eludes kui ka piiblitegelaste eludes. Muusikud, kirjanikud ja ka vestlussaadete tegijad teavad väga hästi, kui oluline on kandev paus. See on nüüd selline vaikuse hetk, mis on ühest küljest piisavalt pikk, et see kuulaja või lugeja saab mõtelda või kuidagi tunnetada seda, mis enne oli. See nagu jõuab kohale. Ja samas ta on piisavalt lühike, et inimestel ei hakka igav. Või kirjanikud teavad, et 2 peatüki vahel on selline pool lehekülge valget ruumi, tühi leht. Tegelikult trükikulusid saaks kokku hoida, kui need peatükid jookseks kohe üksteise järel, sest siis tuleks paberit vähem ja raamat tuleks odavam. Aga kui seal vahel on see nii-öelda kandev paus, see pool lehekülge valget lehte, siis see aitab ühe teema kokku võtta ja mõtelda selle üle, mida ma lugesin, aitab järge pidada, kus ma olen selle jutuga ja aitab alustada uut peatükki nii-öelda värske suure tähega, täiesti teisest kohast võib olla. Kui sinu elus on võimalus võtta üks väike hetk siin aastavahetusel, et teha kandev paus, siis ma pärast räägin teile, kuidas seda teha. Annan natuke lihtsaid nippe. Kui me vaatame piiblit, siis piiblis on 2 inimest, kes on väga head kandva pausi tegijad. Üks neist on Abraham. Abrahami lugu me teame, ta on kuulus ja tuntud, aga kohe tema jutu alguses, kui Jumal oli ta saatnud rändama, siis me märkame, et väga sageli Abrahamil oli muster, et mingis kohas, kus ta oli Jumalaga kohtunud, kus oli mingi eriline kõnetus või mingi teetähis, ta võttis aja maha, ehitas sinna altari issandale ja tänas seal Jumalat. Altari ehitamine võtab aega. Ja see jääb järele ka kui mingi teetähis, kui kilomeetripost. Et kui me loeme 1. Moosese raamatus 12. peatükis, kõigepealt salmid 6-9, on siis niimoodi, et Abram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni. Kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja issand ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Esimene kord. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole, lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja ai hommiku poole. Ta ehitas sinna altari issandale ja hüüdis appi issanda nime. Teine kord.
ja Abram läks teele, rändas üha ja siirdus lõunamaale. Siis ta käis vahepeal Egiptuses ära, tuli sealt tagasi. Loeme 13. peatüki algusest edasi. Ja Abram läks Egiptusest üles lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli, ja Lott oli koos temaga. Abram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. Ta rändas peatuspaigast teise, lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud, Peeteli ja Ai vahel, altari paika, mille ta varem sinna oli teinud. Ja Abram hüüdis seal appi issanda nime. Seal ta ei pidanud ehitama altarit, see juba oli. Ta tuli samasse kohta tagasi, aga ta võttis pausi 3. kord. Ja siis, kui me loeme nüüd selle peatüki lõpust veel edasi, salmidest 14–18, issand ütles Abramile pärast seda, kui Lott tema juurest oli lahkunud. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja sinu soole igaveseks ajaks. Ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põikist ma annan selle sulle. Ja Abram võttis telgid ja tuli ja elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures. Ja ta ehitas sinna altari issandale 4. kord. See teekond selle jooksul, kui Jumal teda kõnetas, kui ta jõudis mingisse olulisse kohta, ta ehitas sinna altari issandale ja hüüdis appi issanda nime. Sellega ta ühest küljest vaatas tagasi sellele, mida Jumal oli talle näidanud, ja vaatas edasi, otsides Jumala juhatust järgmisele teekonnale. Ja need teemärgid, need pausid, need altarid jäidki talle nagu kilomeetri postideks. Siis teine mees, kes oli ka väga hea pauside võtja, oli Taavet. Kui me loeme psalme, siis eestikeelses piiblis väga sageli on see, et seal on üks tõlkimata jäetud sõna sela. Ja siis on väidetud, et see sõna tähendab paus. Ja kui me loeme psalme, siis me avastame, et Taavet võtab pausi, vahetab teemat ja läheb uuest kohast edasi. Ja need pausid on olnud talle piisavalt olulised, et need siis said piiblisse selle eesti keelde mitte tõlgitud sõnaga kirja. Näiteks psalm 3, tegelikult väga raskes olukorras kirjutatud lugu. Sest siin on alguses öeldud, see on Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes. Ta oli olnud kuningas, talle kuulus kõik ja nüüd ta oli surmahirmus põgenik, kes põgenes iseenda poja eest. Tema poeg tahtis teda tappa ja võtta ta kuningriigi. Ma julgen väita, et väga vähesed meist siin on olnud sama raskes olukorras ja ma loodan, et seda ei tule ka. Taavet oli oma poja eest põgenemas ja siis ta palvetas ja ta alustab seal. Psalmist 3 ma loen siis sealt algusest peale. Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes. Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. Paljud ütlevad mu hingele, ei ole temal päästet Jumalas. Väga aus, väga valus olukorra kirjeldus. Me kipume sellistesse olukorra kirjeldustesse kinni jääma. Ja mõnikord me ainult nendest räägimegi. Aga Taavet tegi pausi. Seal on see seela. Tegi pausi ja vahetas teemat. Ja keeras oma silmad raskuse pealt Jumala iseloomu peale. Ja läheb edasi ja ütleb, aga sina, issand, oled kilbiks mu ees. Minu au sa tõstad mu pea üles. Oma häälega ma hüüan issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt. Seela. Jälle paus. Jälle teemavahetus. Ta rääkis raskusest, ta rääkis Jumala iseloomust. 3. pausiga ta vaatab konkreetset olukorda siin ja praegu ja ütleb, ma heitsin maha ja uinusin. Ma ärkasin unest, sest issand toetab mind.
Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu. Tõuse, issand, päästa mind, mu Jumal, sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad. Ja see on üks salm, millest tavaliselt palju ei jutlustata, eks ju. Oh, kui vägev, et Jumal pani mu vaenlastele vastu lõugu. Aga Taavet on aus. Issanda käes on pääste, sinu rahvale tulgu sinu õnnistus. Sela, jälle paus, kokkuvõte. Kui piibli inimesed võtsid oma eludes pause, siis järelikult vajame neid meie ka. Ja nüüd ma annan teile ühe väikese nipi, kuidas teha paus ka siin aasta lõpus oma elus, isegi kui sa ei ole muidu selline suur päevikupidaja või kirjutaja või ma ei tea, mõtiskleja. Ja see on selles mõttes kaval nipp, et siin tuleb 4 osa ja ükskõik, mis osa sulle rohkem meeldib, ei saa rohkem aega. Kõige jaoks on ühe palju ruumi ja ühe palju aega. Me seda siin koos läbi ei tee, te saate seda teha kodus. Aga kõik see kokku umbes võiks aega võtta tund aega, kuskilt ikka leiad. Võta üks tühi valge paber ja pane ta pikuti pooleks. Ja siis pane ta veel kord pooleks, et sul tekib 4 ruutu. Nüüd siia esimesele kirjuta pealkirjaks raskused. Ja võt see on nüüd see osa, kus meile öeldakse eestlastena, et me oleme selline viriseja rahvas. Meile meeldib vinguda. Kuidas sul läheb? Miks paremini minna? Kuidas ilm on? Hükkene hall vastik, hükkene vilets jaanipäeva ilm, eks ju. Kuidas majandusel? Teistel läheb paremini. Raskused. Ükskõik kui palju sa tahaks kirjutada, siin on sul ainult 1/4 paberist. Rohkem ei saa. Paned siia kirja pealkirjaks raskused ja kõigepealt võtad väikese pausi ja palud Jumalalt juhatust. Ja selle järel siia ruutu kirjuta 5-6 sellist asja, kogemust, teemat, mis on selle aasta jooksul sinu elus olnud raske. Mingi isiklik võitlus, kellegi või millegi kaotus, mis iganes, mis on sinu jaoks olnud raske. Kui sa neid kirja paned ja sul tuleb üles mingeid ootamatuid emotsioone, siis võta aega, et neid tunda, aga ära jää nendesse kinni. Kui sa tunned, et on vaja nutta, siis nuta pea tühjaks ja mine edasi. Kui mingi asi teeb sind vihaseks, siis kui sul on kodus mööbliriidega diivan või mingi muu pehme mööbel, pane selle peale märg lina ja siis mine peksa kogu oma viha seal diivani peal välja. Saad vihast lahti ja diivani puhtaks. Toimib. Ühesõnaga 5-6 asja. Pane kirja ausalt ja luba endalt tunda neid tundeid, mis sellega tulevad. Sest kui sa need kinni katad, nad jäävad lihtsalt sinna mädanema. Sellest pole kasu. Aga siis see veerand saab otsa. Ei jää sinna kinni. Liigud edasi. Teine veerand. Siia kõrvale nüüd kirjutad Jumala abi. Just sellepärast on need 2 siin esimesel poolel koos, et see Jumala abi on nüüd nende olukordade kohta. Kui sa vaatad seda nimekirja ja seda aastat tagasi, siia pane kirja jälle 5-6 asja, kuidas on Jumal sind sellel aastal nende asjadega seoses aidanud. Võib-olla sa oled saanud mingi palve vastuse. Võib-olla see olukord on lahenenud, aga võib-olla ei ole. Võib-olla sa oled saanud jõudu või tarkust või rahu või midagi muud. Pane need kirja. Ja kui need on kirjas, võta aega, palveta ja täna Jumalat, et ta on sind aidanud. Siis tuleb 3. veerand. See on ka jälle, sõltub iseloomust, mõni tahaks terve lehe täis kirjutada, aga seekord ei saa. Siin on tänupõhjused. Miks ma ütlen, et sõltub iseloomust, on ju, mõni tahaks terve lehe kirjutada kaebamispõhjuseid ja mõnel on terve lehekülg tänupõhjuseid. Inimesed on erinevad. Aga siin, selles harjutuses on mõlema jaoks ühtemoodi ruumi.
Raskusi oli üks leheveerand, tänupõhjuseid on ka. Kui sa vaatad oma aastale tagasi, jälle 5-6 suuremat asja, rohkem ei mahu, mille eest sa oled tänulik, mis on hästi läinud. Kui sa ei suuda sinna mitte midagi välja mõtelda, siis ma võin sulle ütelda, et see, et sa oled elus, su käsi hoiab seda paberit, su silmad näevad ja pea suudab mõtelda, mida kirjutada, on ise tänupõhjused. Siis pane need kirja. Aga kui sa oled siia need kirjutanud, siis iga kord, kui sul nüüd üks asi on kirja pandud, võta kohe üks hetk ja täna selle eest Jumalat. Näiteks, kui sa oled tänulik, et sul on sel aastal olnud hea tervis, see ei ole enesest mõistetav. Sa panid selle kirja ja nüüd ütle kohe, aitäh Jumal, et sa oled mind toetanud ja mu tervist hoidnud. Ja siis tuleb 4. veerand. Siia peale kirjutad ootused. See on nüüd see, et kui me oleme vaadanud tagasi, nüüd vaatame ette. Kui sina mõtled uue aasta peale, siis pane siia kirja jälle 5-6 asja. Võib-olla sul on mingid unistused või mingid hirmud või mingid mured või mingid lootused. Me tegelikult keegi ei tea, mis tuleb, eks. Aga kui sina mõtled, kui sa vaatad ette, mis mõtted sul tulevad? Pane need kirja ja taas võta üks väike hetk, et panna need kõik koos Jeesuse kätte. Ja siis keera enda ette see valge pool. Kirjuta diagonaalselt üle terve lehe. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Ja siis pane siia alla lehe täitmise kuupäev, holdi see kokku ja pane oma piibli vahele. Ja siis on sulle seal nagu kilomeetripost, mida sa saad ikka ja jälle, kui sa tahad vaadata, meelde tuletada ja tänada Jumalat selle eest, et ta on sind kandnud. Aga tänane pühapäev ei ole ainult selle aasta viimane pühapäev. See on ka selle sajandi esimese veerandi viimane pühapäev. Täna on 28. detsember aastal 2025. Kui sul on aega ja kui sa viitsid, sa võid samasuguse lehe teha mitte ainult eelmise, vaid siis viimase 25 aasta kohta tervikuna. Kui 25 on liiga palju, sa ütled, et kuule, come on, et ma siis alles sündisin, see on pool või terve minu elust, siis võta vähem, võta 10 või võta 5. Aga see peab olema rohkem kui ainult eelmine aasta, sest mõnikord me peame vaatama oma elule pikas perspektiivis, et näha Jumala juhtimise suurt pilti. Jumala juhtimist me reeglina kogeme sammu kaupa. Ja kuna me tulevikku ei tea, siis me ei saa aru alati, kuhu ta meid saadab. Aga kui me vaatame tagasi pikemas perspektiivis, siis me näeme, et ta on päris tark olnud, ta teab küll, mis ta teeb. Ja siis jälle, kui sa täidad selle samasuguse lehe, siis teisele poolele jälle kirjuta. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Ja siis sa ei pea nüüd lehte kirjutama selle kohta, aga kui sa tahad mõtelda, mis on maailmas toimunud selle viimase 25 aasta jooksul, siis neid asju, mis on toimunud, on hästi palju. Aga kui algas advendiaeg, siis advendiaeg oli ühtlasi mitte ainult jõulude tulemise ootus, vaid sellega me rõhutame ka seda, et me ootame Jeesuse teist tagasitulekut maailma kohtumõistjana, kuningana ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, see kõlab kuidagi halvasti, aga mingis mõttes meie kristlastena me ootame maailma lõppu. Sest kui Jeesus tuleb tagasi, siis meie mõistes maailm saab otsa. Selle viimase 25 aasta jooksul on vähemalt 3 korda olnud üle maailma täielik paanika, kus arvati, et nüüd kohe tulebki maailma lõpp. Esimene kord oli tegelikult nüüd siis 26 aastat tagasi, kui oli detsember 1999. Siis oli tulemas maagiline number 2000 ja sellega seoses oli igasuguseid legende.
Mõned ütlesid, et lihtsalt kuna see on nii müstiline number, vot nüüd tuleb maailma lõpp. Aga teised olid reaalselt täiesti mures. Mis pärast? Sest kõik 20. sajandil leiutatud tehnoloogia, kõik arvutisüsteemid, navigatsiooniseadmed, kõik kosmoseaparaadid, kõik satelliidid, kõik nii edasi, kardeti, et kui tuleb ette aasta 2000, kõik need süsteemid jooksevad kokku. Mis pärast? Kuna nad kõik olid leiutatud 1900 mingisugustel aastatel, siis kardeti, et äkki nende programmides on aastaarv pandud 2-kohaline. Et see algus 1900 on enesest mõistetav. Ja siis kardeti, et kui 99 asemel lööb ette 00, siis kõik need süsteemid jooksevad kokku, sest arvuti arvab, et tuli aasta 1900. Ja seal oli neid versioone, mis siis juhtub. Kõik lennukid kukuvad alla, sest navigatsiooniseadmed jooksevad kokku. Kõik pangad jooksevad kinni. Pangalaenudele tulevad 100-aastased intressid. Ja mina mõtlen, et kui kalendris läheb nagu 100 aastat vähemaks, siis mu pangalaen peaks tühistuma, sest aastal 1900 ma pole seda võtnudki veel. Tore ju. Ja nii edasi. Kõik kartsid, reaalselt kartsid, sest sellist olukorda ei olnud maailmas varem olnud. Ja siis, mina ei kartnud, sellepärast, et mul ei olnud midagi kaotada. Mu pangakonto oli tühi, mul oli see õppelaen, mõtlesin, kui see tühistub, siis tänu Jumalale. Ja kodus oli üks lauaarvuti, milles ma toksisin oma kooli referaate. Internetiühendus käis tollal läbi lauatelefoni kaabli. Mõned veel mäletavad seda aega, et selleks, et minna internetti oma kirju alla tõmmata või ära saata, siis see läks läbi telefoniliini ja telefoniarve siis tiksus kõik see aega. Meil oli pere peal üks e-posti aadress. Ühesõnaga, ma ei kartnud, mul ei olnud midagi kaotada. Tuli aasta 2000, ei juhtunud midagi. Maailm läks edasi. Järgmine paanika tuli aastal 2012, kus siis keegi tark inimene, või jutumärkides tark, lasi lahti teooria, et kusagil Lõuna-Ameerika nende mingite iidsete majade, püramiidide, mingite sümbolite järgi, kui tuleb maagiline kuupäev 21.12.2012 ehk 21. detsember aastal 2012, siis tuleb maailma lõpp. Mina jälle ei uskunud, sest Jeesus on väga kindlalt meile ütelnud, et seda aega ega tundi ei tea mitte keegi. Nii et kohe, kui sa kuuled, et keegi hakkab seletama, et vot sellel päeval, sel kellaajal ja nii edasi, tuleb maailma lõpp, ei tule. Jeesus tuleb siis, kui ta tuleb, aga millal see on, meie ei tea. Aga siis oli ka jälle üle maailma täielik paanika. Ja mina vaatasin, kuidas mu sõbrad siis üritasid valmistuda maailma lõpuks. Osad hakkasid ostma meeletutes kogustes toitu. Et kui saad aru, kui enam raha ei toimi ja poest pole midagi osta, ma vähemalt ei sure nälga. Teised hakkasid tegema, täiesti kõrgharitud, intelligentsed inimesed hakkasid tegema. Mina mõtlen, et sa ei saanud terminitest aru. Maailma lõpp, tähendab lõpp kõigele. Siis ei huvita mitte kedagi, kui palju sul seda toitu on või kelle ees sama püstoliga vehid. Siis tuleb lõpp. Ja veel üks teooria, mis sellega seoses levis, ma ei tea, kas see siia jõudis, aga Vahemere äärsetes maades see levis nagu kulutuli, hakkas levima teooria, et kusagil Hispaanias on mingisugune koobas, jälle nende mingite majade sümbolite järgi, et kui sa oled seal selles koopas sellel hetkel, sa jääd ellu. Mina mõtlen, et terve maailm saab otsa. Kogu elu saab otsa. Ja sul on seal üks koobas, mis jääb siis nagu mille peale seisma, nagu lihtsalt üksi kosmosesse tiirlema või kuidas see võimalik on. Aga päriselt inimesed uskusid, see piirkond sai mega rikkaks, sest sinna osteti väga palju pileteid. Samal päeval mina olin lendamas Islandile, jõulupuhkusele. Ma olin ammu piletid ära ostnud ja lendasin ka. Ja siis minu sõbrad küsisid mu käest, et aga kuule, kas sa ei karda olla lennukis, kui tuleb maailma lõpp? Mina ütlesin, et ma ei tea, et
kui Jeesus tuleb tagasi sellel hetkel, kui ma olen lennukis, ma olen talle 10 kilomeetrit lähemal. Halleluuja, mis siin karta on? Teiste sõnadega, rahvas kartis, sest keegi levitas valet. Mina ei kartnud, sest ma teadsin, kelle käes on tõde. 3. paanika, sellest ma ei pea pikalt rääkima, seda te teate ise ka kõik, oli märtsis aastal 2020, kui algas koroonapandeemia. Esimest korda terve inimkonna ajaloos kogu maailm keerati üleöö lukku. Ja siis oli see, et mitte ainult, et mis see me tervisega teeb, aga paanika oli ka selles, et kuidas majandus ja tööstus ja kogu see süsteem, mis on loodud liikuma ja toimima, kuidas ta nüüd üle elab selle, et kõik seisab. Millest me elama hakkame, kust me süüa saame, kuidas me tööstused vastu peavad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis see läks ka mööda. Me oleme täna siin, järelikult jäime ellu. Et kui sa tahad, ei pea ka kui sa tahad. Võid võtta veel ühe sellise 4 volditud paberi ja kirjutada sinna peale. Esimeses veerandis siis, aasta 2000, edu ja tehnoloogiasüsteemide kriis või võimalik kriis tegelikult. Ja alla kirjutad, pidasime vastu. Järgmisesse kirjutad aasta 2012, valeprohvetite levitatud kuulujutud. Sinna alla jälle pidasime vastu. 3. kirjutad märts 2020, tervise- ja majanduse kriis. Sinna alla võid kirjutada, jäime ellu. Ja siis siia võid teha suure küsimärgi, sest millised need tulevikukriisid on, meie ei tea. Aga siis jälle keerad lehe tagurpidi ja kirjutad siia ka diagonaalselt üle paberi. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Kõik need kriisid, mis on maailmas olnud ja kõik need kriisid, mis tulevad, ta suudab neis kõigis meid aidata, meid juhendada, meid toetada. Mahatma Gandhi on ütelnud, aastas on ainult 2 päeva, kus me ei saa mitte midagi teha. Eile ja homme. Eile on möödas. Me ei saa seda muuta, aga võime sellest õppida. Ja homset meie ei tea. Me võime selleks valmistuda, aga kuidas ta tuleb, meie ei tea. Aga täna saame edasi liikuda kindla veendumusega, et Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Aamen.